Tere! Selles videos ma tutvustan sellist lauamängu nagu Jaipur ja kuna tegu on väga lihtsa ja lühikese lauamänguga, siis ma usun, et selle video jooksul ma jõuan teile ka kõik reeglid selgeks teha. Sissejuhatuseks siis nii palju, et tegu on 2 inimesele mõeldud lauamänguga. See on 2009. aastast pärit mäng, aga juba praeguseks on ta Board Game Geekis Family Game'ide edetabelis 9. kohal, mis on päris kõva sõna. Ja ka mulle endale see mäng väga meeldib. Peamiselt võib-olla just sellepärast, et ta on niivõrd lihtne, aga samas on sul kogu aeg ikkagi tunne, et sa teed selliseid tähtsaid otsuseid. Aga jah, mäng kestab umbes pool tundi ja siia pakile on kirjutatud, et see on 12 pluss aastatele vanustele, aga ma olen päris kindel, et ka 8-aastased või vaid vanemad saavad sellega väga hästi hakkama. Mängu sisuks on siis see, et sina ja su vastasmängija olete ühes India linnas nimega Jaipur, väga kõvad kaupmehed, aga te tahate saada kohaliku Maharaja tunnustust, saada tema isiklikuks kaupmeheks. Ja selleks te peate siis 2 raundil olema oma vastasmängijast rikkamad, ehk siis 1 raundi jooksul müüma rohkem kaupu ja saama rohkem boonuseid. Kaubad on siis märgitud siia kaartidele ja siis vastu te saate erinevaid žetoone ja kui müüte eriti palju, siis saate boonusžetoone. Ja ka sellest ma kohe räägin nüüd täpsemalt. Mängu alguses peaks mängulaud umbes niimoodi välja nägema, et siin kõige vasakul me näeme siis pruune žetoone. Neile vastavad siin mängus pruunid kaardid, tähistavad need kõik nahku ja neid on siin mängus kõige rohkem, kuid ühtlasi on nad ka kõige odavamad. Järgmisena on roheline, mis tähistab vürtse ja siis rohelistega suht võrdväärne on ka lilla, mis tähistab siis kangast. Need on siin mängus natuke kallimad kui nahad, aga siiski mitte väga kallid. Kallim kraam on siin paremal pool. Siin me näeme siis hõbedat, kulda ja teemanteid. Neid žetoone on siin vähem, aga ühtlasi iga žetooni hind on väärtuslikum. Iga mängu alguses on laua keskel 3 kaamlikaarti ja siis siia tõmmatakse veel 2 suvalist kaarti pakist juurde. Need võivad ka kaamlid olla. Ja siis mõlemale mängijale jagatakse 5 kaarti suvalist. Ja kui nende 5 kaardi seas juhtub olema kaamel või mitu kaamlit, siis need kaamlid pannakse enda ette. Ja üldiselt siin mängu keskel siis hakkabki alati 5 kaarti olema. Siin mängus on 2 põhitegevust, mida saab teha. Esiteks sa saad kas kaarti juurde võtta siit keskelt või siis oma käest kaarte müüa. Kaartide juurde võtmiseks on eraldi 3 võimalust. Esimene kõige lihtsam võimalus on see, et sa võtad siit 1 kaardi, paned selle oma kätte ja siis loosid siit 1 kaardi asemele. Ja nüüd teine võimalus on võtta kaamleid. Oletame nüüd, et siis on selle teise mängija kord ja kuna siin ühtegi kaupa enam pole ja ta midagi oletame, et ta müüa ei taha, siis ta tahab võtta kõik kaamlid. Kaamlitega ongi niimoodi, et sa pead võtma kas kõik või mitte ühtegi. Ja nüüd ta paneb need kaamlid enda ette, ta ei pea näitama mulle palju tal neid edaspidi on, võivad siin ühe sunnikus olla. Ja nüüd siit loositakse pakist 5 uut kaupa. Et see on selles mõttes natuke ohtlik käik teisele mängijale, et tema võtab kaamlid ja siis teine saab 5 täiesti uut kaupa, mis võivad olla päris head. Näiteks siin ma näengi, et siin on 2 hõbedat, et hõbe on päris väärtuslik, iga hõbeda žetoon maksab 5 ruupiat ja nüüd mul on siis võimalus teil näidata ka 3. kaartide võtmisviisi, milleks on vahetamine. Vahetamiseks peab siis andma ära sama palju kaarte, kui sa tahad siit vastu saada ja vahetamisel võib kasutada ka oma kaamleid. Seega näiteks, kui ma tahan nüüd võtta 2 hõbedat, siis ma võin vahetada 1 hõbeda oma kaamli vastu ja teise näiteks selle kanga vastu. Nüüd ma saan hõbedat siit endale võtta, panna kätte ja siis panna need 2 kaarti siia asemele. Üks väga tähtis reegel siin mängus on see, et sul ei tohi olla korraga rohkem kui 7 kaarti käes. Ehk näiteks, kuna sellel mängijal on 5 kaarti ja tal on küll 5 kaamlit, siis ta ei tohiks nüüd 4 kaamlit vahetada 4 uue kauba vastu, sest siis oleks tal käes 9 kaarti juba.
Küll aga võib ta omada 5 kaarti pluss 5 kaamlit, sest kaamlid ei lähe selle 7 kaardi piires sisse. Nii et kaamleid võib olla väga palju. Kaamlitega on lausa positiivne, kui sul on neid hästi palju. Võiks ju arvata, et sul ei olegi vaja rohkem kui 5 kaamlit, sest siin on korraga ainult 5 kaupa võimalik endale vahetada. Aga tegelikult on siin mängus selline asi olemas veel nagu selline boonusšetoon, et see, kellel on mängu või selle raundi lõpuks kõige rohkem kaamleid käes, ehk siis enda ees, siis tema saab see väikse boonuse 5 punkti näol. Ja nüüd räägime teisest tegevusest, mida saab teha, müümine. On tähtis, et sa ei või ühe käigu ajal nii müüa kui kaarte võtta, et sa pead otsustama, kas sa müüd või võtad kaarte. Müümine käib siis niimoodi, et sa võtad oma käest ühe kaardi, paned siia discard pile'i ehk siis maha visatud kaartide hunnikusse ja siis sa võtad iga kaardi eest, mis sa müüd, võtad siit vastavast hunnikust ühe šetooni, kusjuures tasub tähele panna, et need esimesed šetoonid on siin kallimad ja mida kaugemal lähed, seda odavamaks need šetoonid lähevad. Ja selle šetooni sa siis võtad endale ja paned enda ette hunnikusse. Nüüd oletame, et see ka vahepeal tegi midagi ja nüüd kui on jälle minu kord, siis mul on näiteks võimalus müüa ka 2 asja korraga. Et alati saab tegelikult müüa nii palju, kui sul on ühesuguseid kaarte, nii palju sa saad ka korraga müüa, aga ainult ühte kaupa korraga, et erinevaid kaupu ühe käigu ajal ei saa müüa. Ja kui ma müün 2 kaupa, siis ma saan 2 šetooni. No ja kui mul oleks juba 5 kaupa, siis ma saaks siit 5 šetooni. Ühel hetkel need šetoonid saavad muidugi otsa ja siis sa enam šetoone ei saa. Küll aga, kui sa müüd kaupu hästi palju korraga, siis sa saad boonuseid. Siin on sellised väikesed kuhilad boonusšetoonidest. Kui sa müüd 3 kaupa ühesugust korraga, siis sa saad siit võtta ühe šetooni. Siin all on siis punktid kirjas. Enne selle võtmist sa ei tea, mis siin all kirjas on, aga siin on punktid 1-3. Kui sa müüd korraga 4 kaarti, siis sa saad siit keskmisest hunnikust võtta ühe selle boonusšetooni. Siin on juba veidi suuremad punktid, kuni 6-ni, 4-6-ni siis. Ja siin viimases hunnikus on, kui sa müüd 5 kaarti korraga, siis siin on juba päris kõrged boonusväärtused. Et 8, 9 ja 10, kui ma nüüd õigesti mäletan. Aga kuna sul tohib käes olla korraga vaid 7 kaarti, siis 5 kaardi ühesuguse kogumine on veidi riskantne. Ja üks reegel on veel see, et neid 3 kallist kaupa siin peab müüma minimaalselt 2 korraga. Mäng lõpeb 2 erineval juhul. Esiteks siis, kui siit need kaardid otsa saavad, või teine juhtum, mis on palju sagedasem, on see, kui 3 erinevat kaupa otsa saab siit šetoonide hulgast. Ehk kui ma nüüd müüksin veel 2 viimast kulda ära, siis ma võtan siit need 2 šetooni ja nüüd on meil siin otsas nii kuld, hõbe kui ka kangas. Ja järelikult mäng on kohe lõppend, teine mängija enam rohkem midagi teha ei saa. Siis vaadatakse üle, et kummal rohkem kaamleid on, mul hetkel pole kaamleid ja tal on siin terve hunnik, nii et tema saab veel siis selle kaamlite šetooni ja see läheb ka tema siia hunnikusse. Ja nüüd siis loetakse punktid üle, et siin õnneks iga šetooni all on numbrid ka kirjas ja siis on väga mugav neid panna näiteks 10-stesse hunnikutesse. Teed sellised väikesed hunnikud 10 kaupa ja siis pärast vaatad, mitu hunnikut sul on ja loed punktid üle ja see, kellel on rohkem punkte, siis see saab esimese selle pea šetooni. See nagu tähistab siis raundi võitu ja mängu võitmiseks on sul vaja 2 raundi võitu. Vot selline mäng on siis Jaipur. Kui otsite lihtsat kiiret 2 inimese mängu, siis kindlasti ostke Jaipur. Aitäh kuulamast!